Ma olen Keila kooli 46. lennuvilistlane. Vist lõpetasin 2003 aasta, aga kindel ma ei ole. Ja esimesse klassi ma Keila kooli läksin siis, kui esimese klassi avaaktusel käis kõnet pidamas Arnold Rüütel, kes veel ei olnud Eesti president, vaid oli see Nõukogude Liidu tegelane. Ja esimesest klassist kuni 12. klassini ma olen Keila koolis käinud. Minu koolitee algas sellest majast, mis asus praeguse Keila kooli koha peal. Ehk siis sel ajal oli ta Sinilille lasteaed, kui ma ei eksi, kus siis oli, tol ajal oli esimene klass lasteaia juures. Ja me olime esimese klassi selles majas ja siis hiljem tuli siia esimene teine klass. Aga minu arust mina teise klassi läksin juba algkoolimajja. Ja siis kuni 4. klassini algkoolimajas 5. klassist gümnaasiumimajja. Ma mäletan seda Sinilille lasteaia maja päris hästi, kuna mul ema töötas seal. Ehk siis enne kooli ma seal ka ikka rändasin ringi päris palju. See oli selline klassikaline H-tähe kujuline lasteaia maja, nagu nad kõik on. Kus keskel oli arstikabinett. Esimesel korrusel, teisel korrusel oli saal. Ja siis mõlemas tiivas olid rühmad. Ega ma väga palju rohkem mäleta, aga see oli selline huvitav maja. Ja sel ajal esimese klassi lapsed veel lasteaias minu arust lõunaaeg magasid, kui nad jäid nii-öelda pikapäevarühma. Ja see oli mõnus, sai magada. Ja voodid tulid kapist välja, 2 osast. Nii nagu nõukaaja lõpus kõik olid nad lasteaedades. Siis ma 2 aastat olin algkoolimajas või 3 aastat, vist ikka 3 aastat. Seal meil oli klass, minu arust algselt oli meil klass selles keskmises osas, mis on nii-öelda see uuem osa, mis vene kooli ja algkooli vahel oli. Ja 4. klassis igastahes me olime õpetajate toa teisel korrusel. Miks ma seda mäletan on see, et 4. klassi lõpuks me otsustasime poistega minna akna taha katusele ronima. Ühest aknast välja, teisest aknast sisse. Asi oli lihtsalt selles, et see oli peale vihme ja see on plekk katus, ehk siis see oli päris ribe. Ja ega muidu poleks vahele jäänudki, ma arvan, aga mingid vene kooli õpetajad hakkasid helistama, et teil poisid on seal väljas. Siis saime ikka algkooli lõpetuseks ka direktori kabinetis ära käia. Ma arvan, see, kui sinna Põhjatänava või gümnaasiumi majja minna, siis natuke oli hirm, aga natuke tekitas ka sellist vabadust, sest kõik ei olnud nii koos, oli nagu ruumi ja vabadust ja võimalust joosta ja joosta ei tohtinud ja siis ma olen korra jooksnud mööda koridori, kui keemik pani käe ette ja siis ma vastu ta kätt jooksin. See on hästi meeles. Ruumi oli, õhk oli, et selles mõttes algkool oli selline hubane pisikene maja, aga suur maja oli ikka suur ja rohkem rahvast ja väikstel lastel kindlasti oli rohkem hirmu, aga ma arvan, et see sai suht kiiresti ületatud. Eks neid värvikaid õpetajaid ole erinevaid olnud aja jooksul. Kindlasti on mul meeles üks mu klassijuhatajatest Leili Venda, kes endis meile ka ajalugu, et need tunnid olid sellised huvitavad ja mõnusad. Aga samas ka õpetajad, kes ei ole mulle näiteks kunagi tunde andnud, nagu Anti Rohtoja, legendaarne Keila kooli matemaatikaõpetaja, kellega me ikka koridori peal kokku juhtusime põhjustel erinevatel, enamasti see, et väiksed poisid jooksid ringi ja tema üritas seda takistada korrapidaja õpetajana.
ja eks neid legendaarseid õpetajaid ole veel, Indrek Sepp, kes ma arvan, et tänaseks minu mõõdu andis välja küll tol ajal. Kuidas me ta, see oli vist Ford Scorpio, mida me lumehangest välja lükkasime poistena. Tema istus sees, suur mees nagu mina praegu. Ja väiksed poisid lükkasid autot lumehangest välja, see oli siuke huvitav asi. Kui mina jõudsin gümnaasiumisse, siis selleks hetkeks oli kooliraadio taas toiminud juba 2 aastat, oli 3. Ehk siis, kuna mul tekkis selline tehnika huvi, siis kooliraadio tundus nagu loogiline samm, kuhu edasi minna. Seal olid tol hetkel 12-ndikud. Ma isegi mäleta, kes see seltskond oli igastahes. Nad tegid kevadel katsed siis kooliraadiosse astumiseks. See sisaldas seda, et sa pidid tegema saate, mingi teksti sisse lugema ja oli kas vist mingisugune kirjutisvisioon või asi, mis tuli esitada. Ma mäletan, et ma katsetasin ka 9. siis ma ei saanud öelda, et liiga noor, aga 10. ma siis sain, sest lihtsalt 12. läksid eest ära. Seda ma tean, et enne mind kooliraadio taastööle panid seal seltskond Kaspar Brandt ja minu arust oli seal nii mõnigi veel tema klassivend ja klass altpoolt. Sest kunagi sai kooliraadios tehtud ka selle kohta intervjuu, et kuidas see tööle läks. Aga ühesõnaga kooliraadio oli nii-öelda minu gümnaasiumi aja üks põhilisemaid tegevusi. 3 aastat me seda tegime. Tõusude mõõnadega kaklesime kehalise õpetajatega, kelle ruum oli täpselt meie all, sest tunni ajal ei tohi muusikat kuulata, sest kehalise kasvatuse õpetajad peavad oma ruumis saama puhata ju, kui neil on tund. Lisaks sellele 12. jõudsime, siis meil oli täpselt raadioruumist, oli aken spordisaali, kus me siis kehalise tundides aeg-ajalt mängisime aeroobika tegemiseks muusikat. Jõudsime 12. klassis ja see oli üllatus. Luuk oli kinni müüritud. Suvel oli saalis olnud remont ja siis teatud kehalise õpetajatele ei meeldinud, et raadiopoisid vaatavad tüdrukuid. Ja siis nad müürisid selle kinni. Sellest sai selles mõttes siuke tore kapp, aga jah. 12 aastat ühesõnaga me seal selle 12. klassis me selle asjaga seal tegelesime. Ja sellest 3 aastast raadiost me pidasime seal pidusid, raadiosünnipäevasid. Mina korraldasin nendest 2 koos meeskonnaga. Ühel käis esinemas lembelaulik Sulo ja teisel käis esinemas Nexus, kus oli ainult 2 liiget kohal, aga lavalt tuli 3 häält. Ehk siis legendaarne plaadimuusika ajastu. Plaadi pealt lasti mussi ja tšikid liigutasid suud. Et raadioaeg oli siukene põnev aeg. Ma arvan, see 3 aastat pigem nagu möödus selles, et õhtuti ronisime mööda radikaaluseid, vedades kaableid, sest ikka jälle mõni raadiokrapp oli katki kuskil, kaabel katki. 11. klassis september hakkas sellega, et me pidime uuesti vedama kogu 4. korruse, kuna ehituse käigus olid kõik kaablid läbi lõigatud. Et ma arvan, see 3 aastat raadiot andis üks päris hea tehnilise baasi arusaama sellest, kuidas peaks asi toimima. Ja läbi selle sai ka kõik kooli aktused ära helindatud, sest see oli nii-öelda raadio tegijate vastutus. Kuna koolil olid kõlarid ja mikrofonid ja
ja helipult. Tolleaegses helipuldis Kaja ei olnud sees, seda me käisime kultuurikeskusest laenamas ja et siukseid põnevaid aegu oli kooliaeg. Ja peale kooli ma hakkasin siis Keila kooli palgaliseks töötajaks kui raadiojuhendaja. Kindlasti see, mis ma kooli ajal tegin, on avaldanud suurt mõju sellele, mis ma täna teen. Et kui ma ei oleks koolis läbi siis tolleaegse huvitegevuse, ehk siis minu huvi oligi see tehnika pool, ei oleks ma seda raadiot ja helitehnikat enda vastutusalaks saanud, siis ma täna ei oleks see, mis ma täna teen. Et huvitegevuses oli suur roll minu tuleviku kujundamisel. See Põhjamaja oli väga huvitav maja. Vahetundides liiga aktiivselt ei julgenud treppide peal kõndida, sest minust kõik trepid selles nii-öelda siis klasside pooles, need kõik värisesid, kui sealt alla tuldi või üles mindi. Ehk siis minul oli kogu aeg arvamus, et ühel hetkel need trepid kokku kukuvad. Õnneks seda ei juhtunud. Ma arvan, eredalt on mul meeles see, et mingid evakuatsiooniõppused, kes mäletab seda maja, siis õpetajate tuba oli ühes tiivas ja seal vastas oli huvijuhi kabinet, siis oli õppelõõhatajate kabinet ja taganurgas oli matemaatikaklass. Ja me oleme ühe siis evakuatsiooniõppuse ajal olime matemaatikas ja tehti situatsioon, et sealt ei saa välja. Ehk siis me pidime redeli kaudu välja ronima teiselt korruselt. Et siuksed välja ronimisi on olnud samamoodi raadioruumis, kui ütleme nii, et tegemist oli suhtedraamaga, üks neiu virutas raadioruumi ukse sellise pauguga kinni, et lukk läks pooleks ja enam ei pääsenud raadioruumist välja, siis samamoodi ronisime akna kaudu teiselt korruselt redeliga välja. See, et esimesel korrusel aknast välja hüpati tunni aeg, see oli täiesti normaalne. Sellepärast, et kui oli suvi, siis nii mõnegi õpetaja tunnis otsustati, et palju toredama nõuesaega veeta, seljakott läks ees ja poisid läksid järgi. Mis küll on vist sealt majast linnalegend on see, kuidas legendaarne kehalise õpetaja Virge Jaanre käis kooli nurga taga suitsetajaid püüdmas. Ehk siis linnalegendi osa oli sellest see, et ta võttis stopperi välja ja ütles, sul on minut aega see suits ära tõmmata, kui ei tõmba, siis lähme direktori juurde. Ma ei ole kordagi seda näinud, et see reaalselt juhtuks, aga see võib täitsa tõsi olla. Legendaarsetest ruumidest, mis oli kõigi jaoks müstika, oli keemia kabineti tagaruum. Mul on õnn olnud üks nendest kaakidest olla, kes viis prügikasti kaasõpilaste käsitsi kirjutatud A-d, kes on Einard Mändla keemiatunnis käinud, see teab, mis asi on 1A või 5 A-d. Neid sai kirjutatud, mina vist kirjutasin ühe korra, kuna minu käekiri ei olnud väga kaunis, siis mina sain teha selle arvutiga ja ühe korra, rohkemat ei olnud vaja. Aga jah, me vist vedasime 3 või 4 banaanikasti lihtsalt paberit, täiskirjutatud paberiprügikasti klassivennaga. Siis seal koolis aulas ühel hetkel tulid uued kaunid kardinad lavale. Meie lennul oli, mäleta, kas oli rokipidu või moeshow, igastahes nende kardina mootor veel ei olnud kohale jõudnud. Ehk siis minu roll antud peol oli kardina sulgeja ja avaja. Ehk siis ma käisin kõige rohkem raval, tõmbasin kardinat kinni, kardinat lahti. Ja see ei käinud mitte vändaga, vaid sa pidid kardina nurgast võtma ja jalutama lava keskele ja pärast lava keskelt ära. Aga neid tagaruumi oli seal mitmeid. Nii-öelda siis, kui ma lõpetama hakkasin, siis tekkis juba ka koolileheruum,
kunstiklassi tagaruumidest. Et siukseid huvitavaid õpetajate tagaruume oli päris palju. See oli jah, siukene huvitav maja, mis pakkus avastamist kõigeks selleks ajaks, mis ma seal käisin. Ma arvan, et mina muudaksin Keila haridussüsteemis seda, et ma annaksin rohkem vabadusi õpilastele valida, mida nad teevad. Sest mina enda kogemusest võin öelda, see, mis mina valiku tegin enda gümnaasiumi ajal, on mõjutanud mind terve elu. Ma küll olen üritanud erinevaid muid asju õppida, aga ma olen jõudnud tagasi selle sama asja juurde, ma endiselt istun helipuldi taga. Ja see kogemus, mis nii-öelda üldhariduskoolist kaasa tuleb, see tegelikult mõjutab päris palju. Ja kui sul on võimalus asjadega tegeleda, mis iganes sind huvitab, siis see annab tegelikult päris hea stardiplatvormi või tõuke selleks, et sul edaspidi oleks ka lihtsam. Ehk siis vabadusi õpilastele valida ja samas ka võimalusi, mille vahel valida. Sest kooli õppekavasid ju pidevalt muudetakse ja arendatakse ja kindlasti neid vabadusi on juurde tulnud, aga ma annaks neid vabadusi veel rohkem õpilastele otsustada. Sest need, kes ei taha õppida, need ei hakkagi õppima. Need, kes tahavad õppida, need leiavad need võimalused ja leiavad need õiged asjad ülesse. Ma just vaataks sellisest õpilase vaatepunktist. Keila kooli tulevik selles mõttes võiks olla, kuna me oleme ikkagi kujunenud siin Keilas selliseks keskseks kooliks, siis ma arvan, et Keila kooli tulevik võiks olla pigem ikkagi gümnaasiumina. Seda koolisüsteemi on nii palju arendatud, et see koolilinnak, miks mitte, ei võiks veel suureneda, tuua siia juurde ka mingisugused võimalused õppida ka ametit, sest jah, Tallinna linn on lähedal. Aga kui me räägime sellest olukorrast, kus aina enam on väikeklasse ja neid õpilasi, kes vajavad toimetulemiseks koolis erihoolt, siis selliste õpilaste jaoks näiteks edasi liikuda mingisuguse ametiõppe peale. Ma tean, Soomes on sellised nii-öelda mis nad siis on, õppekursused või lähedki nii-öelda tööle, samas õpid, kui sa selle lõpetad, saad tunnistuse, et sa oled selle ameti läbinud, ta ei ole nagu kutsekool, ta ei ole ka nagu siukene igapäevane õpe, vaid sa õpidki läbi tegevuse, et mingeid selliseid tegevusi, miks mitte juurde tuua. Et selles mõttes ma arvan, et Keila on küll Tallinnale väga lähedal, aga Keilal on perspektiivi saada suuremaks, aga samas jääda oma raamidesse, mitte nagu liiga suureks muutuda, et Tallinnaga konkureerima hakata, jääda nii-öelda oma niši. Ei ole mõtet konkureerida, tuleb jääda enda asja juurde ja pakkudagi siukest kodulähedast kooliharidust õpilastele.